Tere, minu nimi on Kelly, kes veel ei tea. Ma ei tea, et ma täna siia tulen, aga Merike palus, ma räägiksin oma tunnistuse, kuidas ma nägin Jeesust, et äkki paljud ei tea. Umbes siis 6 aastat tagasi nüüd juba. Ma natuke räägin siis pikemalt seda juttu, et ma nägin, või tähendab, ma tulin siis mitte kristlastest perekonnast ühesõnaga. Ja ma ei teadnud Jumalast mitte midagi. Ma olin sellest väga kauge ja isegi kui mulle noorena tekkis olukord, kus kohas ma sain siis kuulda Jumalast, siis vanemad selle peale pigem nagu nendele ei meeldinud see ja nad lahutasid mind nagu nende inimestega, kes siis üritasid mulle Jumalast rääkida. Ja jätsin nagu selle asja sinna paika. Ja siis nüüd siis umbes 6 aastat tagasi ma läksin Ameerikasse elama 8 aastaks. Ja mina läksin sinna lihtsalt selle kutsumuse peale, ma tundsin südamesse nagu, et ma pean sinna minema, aga ma ei teadnud, mis see on. Ja kui ma seal olin, siis üks mu siis sugulastest tuli 6 kuud hiljem tuli Ameerikasse ja ta küsis, kus kohas mina asun, et saaks kokku. Ja selgus, et me olime 11:45 minuti kaugusel ja autoga siis. Ja me hakkasime siis, saime tähendab kokku üks õhtu ja jäime nagu siis suhtlema, et käisime siis 3 kuu jooksul päris tihti nii palju kui saime, siis ühesõnaga üksteisega aega veetmas. Ja siis oli üks tore juulikuu õhtu, kus me nautisime niisugust ilusat päeva. Ja siis ta hakkas mulle uuesti Jumalast rääkima, sest tema oli kristlane siis. Ja ma pigem ei tahtnud seda nagu vastu võtta, kogu aeg nagu proovisin seda nagu lõpetada, et ta nagu ei räägiks sellest. Ja siis ma ütlesin talle, et tead, et nagu lõpetades siis seda teemat, et ma nagu ei peaks sellega tegelema, siis ma ütlesin talle nagu päris karmilt vastu, siis ma ütlesin talle, et tead, et kui ma nagu pean sinna minema, siis ma tahan sinna nagu minna omal viisil ja et ma tahan, et see oleks nagu minu enda nagu siis teekond ühesõnaga. Ja siis ma lõpetasin selle niimoodi, et ma ütlesin talle, et veel lõppu sellele kõigele, et ma luban sulle, ma hakkan kristlaseks, kui ma näen Jeesust isiklikult. Ja siis muidugi ma ise selles mõttes naersin selle peale väga sügavalt, et mina nagu mõtlesin, et jah, muidugi näen, et kindlasti. Tema muidugi, olles kristlane, teadis, kus ma siis alla kirjutasin juba selles mõttes selle lause ütlemisega. Ja siis läks natuke aega edasi, tema läks tagasi Eestisse ja mina jäin siis tema pereemaga siis veel suhtlema. Ja siis ta pereema nagu kutsus mind alati nagu enda juurde, et nädalavahetusetel, et lihtsalt nagu puhata ja käia siis temaga ka kirikus, kutsus kaasa. Ja umbes siis 2 kuud pärast seda, kui tema oli siis läinud tagasi Eestisse, siis oli üks laupäeva hommik. Ma aitasin seal nendel perekonnal siis teha veel lisa igasuguseid tööülesandeid seal, mis nad soovisid abi saada ühesõnaga. Ja mul oli siis Eestist oli emaga kõne ja pärast selle kõne lõppu mul oli nagu väga nagu raske olla. Aga nagu ma mõtlesin, et sellest ei ole nagu midagi. Kuni siis selle hetkeni, kui ma hakkasin nagu oma toimetustega tegelema, siis ema või siis pereema ühesõnaga hakkas nagu siis, ma olin nagu 0 korrusel, ta hakkas nagu ülevalt alla käia, et tundis, et midagi on nagu valesti. Ja siis ta küsis, kas sa tahad nagu siis rääkida sellest, et mis nagu äkki nagu saab aidata, et nagu siis pool muret, et on lihtsam kanda. Ja ma alguses keeldusin, aga siis ta ütles, et jaa, et aga sa oled nagu 4500 miili kaugusel, et kodust, et ikkagi mure jagamine on hea võimalus seda siis kaelast natuke nagu lihtsamaks ära saada. Ja siis ma hakkasin nagu rääkima talle ja siis sel hetkel, kui ma rääkima hakkasin, siis ma olin endast nagu täiesti nagu väljas, et see oli nagu endale ka ehmatuseks, et ma nagu läksin nagu, et see tegelikult see kõne emaga oli nagu tegelikult päris nagu siis süviti nagu puudutas mind. Ja siis see lõppes sellega, et ma üritasin siis kuidagi läbi selle nutu siis rääkida sellest olukorrast, mis juhtus kodus ja siis ta küsis mu käest, kas ta võib palvetada minu ja siis mu pere eest. Et siis ma saaksin nagu lihtsalt rahu ja et oleks kõik hästi nagu. Ja ma mõtlesin sellel ajal, et kui sul nagu keegi tahab palvetada sinu eest, et midagi ju, see ei ole ju halb, et see on ainult hea, et loomulikult. Ja minu mõte oli see, et ma lihtsalt siis kuulan, üritan nagu ennast maha rahustada, et ma kuuleksin, mis nagu pereema siis palvetab mu siis pere eest. Ja
sel hetkel, kui me võtsime käest kinni ja kui me panime silmad kinni, siis seal oli Jeesus minu jaoks. Et ta oli täpselt samamoodi nagu teie siin ruumis, aga ma nägin teda veel detailsemalt. Ja mul oli sellest nagu olukorrast, mul oli nagu meeletu sihuke nagu värin ja räppumine ja meeletu hingeldamine ja nutt, aga see oli nagu tema nähes umbes 2 sekundit hiljem ma olin täielikus rahus niimoodi kiirelt, et see oli kõik läinud. Ja siis ma nagu sel hetkel, kui ma nägin teda, siis ma mõtlesin, et see ei saa olla võimalik, et ma midagi näen, et kui sa paned nagu silmad kinni, siis seal on ju kõik on must, et sa ei saa midagi näha. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et äkki ma hakkan hulluks minema, et see ei ole võimalik, ma midagi näen. Et siis ma mõtlesin, et kuna see nagu palve oli pikk, et ma teen nagu silmad lahti, et kas kõik on ikka nagu reaalne, et kas ma ikka olen nagu päriselt siin. Ja siis ma tegin silmad lahti, vaatasin, et ei, me oleme täpselt samas kohas, asukoha mõttes, me oleme pereemaga, ta palvetab mu vanemate eest, kõik on nagu sama, et midagi ei ole muutunud. Ja panin silmad kinni ja ta oli ikka seal. Ja siis ma mõtlesin, nagu, et siis mul tekkis nagu teine mõte, et ma enam ei julge lahti teha silma, et äkki ta kaob ära. Ja siis ma hakkasin nagu siis keskenduma nendesse detailidesse, et kus ta on, kuidas ta on, mis ta teeb, et kõik nagu siis meelde jätta, et ma nagu saaksin seda nagu elu lõpuni meelde jätta. ja siis mina ei kuulnud nagu sel hetkel nagu pereema palvest mitte midagi, ma olin täiesti ainult Jeesusega ja kui ma nagu teda nägin, siis ma nagu teadsin lihtsalt nagu, et see on tema, et ma isegi, mul ei olnud küsimuse kohta, kes see on, keda ma näen. Et see oli nagu täiesti nagu äratuntav, et see oli tema. Ilma, et ma oleks eelnevalt kas kuskil siis kirikus pilti näinud või mis iganes, et keegi oleks kirjeldanud, et sellist asja nagu mul eelnevalt kogemust ei olnud. Et ma nagu päriselt füüsiliselt nägin teda. Siis silmad kinni pannes muidugi, et mitte nagu otse vaatas. Aga selles mõttes, et see oli üks väga võimas kogemus ja see on nagu tänaseks nagu mällu sööbinud, et seda ei saa keegi ära võtta. Ja ma olin siis nii kaua, kui siis pereema palvetas, ma olin nagu siis ainult Jeesusega, kuni sel hetkel ma kuulsin, et pereema hakkab siis nagu lõpetama palvet ja ma kuulsin ainult nagu seda palve lõppu, et thank you Jesus, amen. Ja see oli nagu kogu minu siis arusaamine ja kuulmine sellest, siis, mis mu pereema palvetas. Ja siis ma tegin silmad lahti ja siis ma panin uuesti silmad kinni, kontrollida, kas ta on ikka veel seal või mitte. Ja kui ma uuesti silmad kinni panin, siis ta oli kadunud. Et siis ta nagu tuli täpselt ainult selleks palveajaks, tuli nagu siis näitama mulle, et ta on päriselt olemas, ta on päriselt elav Jumal ja ta päriselt on täna päevani koos meiega ja on nagu aitab meid igal sammul. Ja siis, kui ma uuesti silmad lahti tegin, siis mu pereema küsis, et kas mul on kõik hästi, et enne kui me palvesse läksime, siis ma olin nagu endast väljas, aga kui ma nagu palve lõpetasime, siis ma olin lihtsalt näost valge. Et ma olin nagu nii ära ehmatanud sellest, et ma olin nagu šokis ühesõnaga. Kuigi mul oli väga hea aeg temaga. Ja siis ma ütlesin, et ei, et mul ei ole midagi, et kõik on hästi. Ja siis, kui ma ütlesin, et okei, et teeme siis umbes 10 minuti pärast lõuna, siis oli juba lõunaaeg, et tule siis üles, et siis sööme. Ja siis selle ajaks, kui ma seal siis oma asju säitasin veel, et siis üles minna pärast, siis ma nagu mõtlesin, et kuidas see võimalik on, ma midagi nägin, et mis see nagu tähendas. Ja siis ma läksin üles korrusele ja siis ta küsib ikka endiselt, et kuule, kindlasti seda midagi rääkida, et sa teed endiselt nagu näost valge, et kõik on sul ikka hästi nagu. Ja siis ma nagu üritasin kuidagi, siis mul nagu tuli nagu õhku peale, et rääkida siis ühesõnaga talle. Ja siis ma üritasin talle kuidagi rääkida, mis ma siis nägin ja tema nagu selleks ajaks oli siis olnud 40 aastat kristlane ja ta ütleski, et nagu siis ta nagu raputas ka mind selles mõttes, et ta ütleski, et Kelly, et nagu sa saad aru, kui nagu seda tähtsat nagu momenti sulle näidati, et tema, kui olles nagu sellel ajal siis 40 aastat kristlane, ei ole nagu mitte kunagi seda võimalust näha nagu Jeesust isiklikult nagu kogenud ega saanud. Et siis mul nagu kuidagi jõudis see kohale, mida ma nägin, et see oli sihuke väga siis minu jaoks nagu muutev koht ja mul läks veel siis ühesõnaga tegelikult nagu 4 kuud pärast seda läks veel aega, et nagu läbi mõelda, et mida ma nägin ja kas ma olen nõus võtma Jumalast vastu. Kuigi ma teadsin, et see oli nagu minu see siis ju kinnitus, mida ma olin siis ju küsinud või öelnud siis oma siis sugulasele, et tead, et ma luban sulle, ma hakkan kristlaseks, kui ma näen Jeesust isiklikult. Et ma nagu mõtlesin selle hetke nagu siis 2 kuud tagasi, et kus ma siis midagi ütlesin, et kuidas ma nägin teda, et miks nagu. Ja siis see oli see koht, kus kohas tegelikult see murdepunkt toimus, et ma ütlesin selle sõnaga välja, et ma olen nõus siis, kui ma näen teda ja ma sain selle kinnituse. Ja siis, kui ma teda nägin, siis läks kuskil 3 päeva läks mööda ja
ma tundsin, et teisipäeva õhtu oli pärast tööd, mõtlesin, et ma tahan minna uuesti sinna siis teise osariiki, sinna pereema juurde. Ma elasin nagu 2 erineva osariigi vahel käisin nagu. Ja siis sõitsin nagu nende juurde pärast tööd, mida ma tavaliselt nagu siis nädala sees ei teinud, kuna see oli niisugune 45 minutit sõitu ühtepidi ja teistpidi tagasi ka veel. Ja olles siis poole tee peal, siis ma hakkasin lihtsalt nagu tänama Jumalat, et ma olin nagu nii tänulik selle kõige eest, et ma sain olla Ameerikas, sain olla terve, ma sain sõita auto, kõik oli nagu, et kõik nagu elu tundus nagu väga hästi, et ühesõnaga nagu sel hetkel ma olin nii tänulik kõige eest. Ja tulin sealt siis selle kiirtee pealt maha, jäin sinna foori taha nagu seisma ja ma nagu fokusseerisin ainult nagu otse, sest et USA-s on väga palju selliseid nagu räpaseid teid, on ju, et asju lendab, sealt peab vaatama, et sul midagi otsa ei sõida. Ja siis ma nagu samal ajal tänasin, aga siis meil oli niimoodi, et minu kõrval oli siis 3 rida oli, ma olin keskmises reas ja siis kõrval oli üks sihuke suurem maastur, vasakul pool oli siis üks kaubik tuli ja nägin, et roheline tuli tuleb, me olime nagu esimene rida seal, kohe seal foori ees ja hakkasin sõitma ja nii kui ma nagu gaasi vajutasin, siis võtsin nagu kohe selle gaasipedaali pealt siis nagu jala ära, sest et sealt nagu minu siis auto eest lendas nagu sinna klaasi, lendas siis nagu lumivalge tuvi, nagu selline, mida ma pole mitte kunagi näinud, et see ei olnud nagu siit reaalsusest, sest et nagu sellist värvi lihtsalt ma ei ole kunagi siin näinud, et eksisteeriks siin maailmas meil ühesõnaga. Ja ta oli täpselt samamoodi selle kullasäraga nagu Jeesus oli, nagu ta näitas mulle ennast, et ta oli nagu nii püha valgust täis, et ma isegi ei näinud tema nagu piirjooni väga hästi. Ja see nagu püha valgus oli tema peal. Ja see tuvi oli täpselt samamoodi ja ta tegi täpselt samamoodi niimoodi, et tõmbas ma nagu siis kõik need tiivad niimoodi lahti hästi nagu lähedale mul selline auto klaasile. Ja seekord mul olid nagu silmad lahti, ma ei olnud nagu kinni. Ja siis ta nagu tegi selle lõigutuse ära ja siis ta pani nagu minema, siis ma vaatasin tal nii kaua järgi, kui ma sain, aga siis nagu kõrvalauto nagu ta oleks pidanud tast läbi sõitma, nagu lendama tähendab, et siis nagu, et see nagu pidi olema siis teisest reaalsusest, nagu vaimumaailmas näidatud siis mulle ainult, et see kõrvaljuht ei näinud seda. Ja siis ma jõudsin umbes 20 minuti pärast siis pereema juurde jälle. Ja siis ta juba vaatas mind siukse nägu, et mul on jälle mingi nägu valge, et mis toimub, et kas kõik on hästi. Ja siis läksime siis jutustama basseini äärde ja istusime seal selle basseini ala peal ja siis tema nagu siis mina istusin siin, tema oli siis mu kõrval ja tema selja taga veel kaugemal olid siis nagu 2 suuremat ja 3 väiksemat tooli, mida sai siis panna sinna väikse basseini ala peale, et jalgu pidi vees olla seal ja siis ma hakkasin talle rääkima, et mis siis juhtus, ta juba nagu hakkas muigama selle peale ja siis ta hakkasin talle rääkima ja ma ei jõudnud isegi nagu seda esimest lauset nagu lõpetada, kui tuli nagu, et tähendab, sel päeval oli nagu hästi vaikne, mitte ühtegi tuult, mitte ühtegi pilve, niisugune mõnus loojang, et täiesti vaikus oli ühesõnaga. Ja siis tuli see, kui ma hakkasin rääkima, siis tuli see üks tuuleilg, mis nagu siis puhus kõik need 5 tooli tema tagant mööda minu peal niimoodi nooleotsaga ja siis ta lihtsalt naeris selle kõige peale, siis ta vaatas mulle otsa ja siis ütles, et Kelly, you're on fire nagu. Ja siis ma olin lihtsalt šokeeritud, ma ei osanud midagi öelda ja siis ta seletas mulle, mida siis kõik see tähendas, ühesõnaga, et mida tähendas tuul, mida tähendas pühavaimu nägemine ehk siis nagu tuvi nägemine. Et natuke veel detaile rääkida, siis Jeesuse nägemust, kuidas ma nägin teda, oli see, et ma olin nagu kaugemal temast, nagu ikka piisavalt kaugemal, et ma ei olnud nagu päris lähedal talle ühesõnaga ja ma olin kuskil nagu, me olime kuskil siis kalju ääres, see oli kuskil kalju seal rannal või mitte rannal, vaid see kalju ääre peal ühesõnaga, siuke nagu ta nagu seisis põhimõtteliselt nagu, et siin oli nagu järsak ja ta seisis nagu siis siin selle kalju peal, aga ta nagu hõljus niimoodi, et nagu ta ei olnud nagu jalad ei olnud vastu nagu seda maad, vaid ta oli nagu hõljus veits nagu siuke umbes meeter kõrgemal nagu siis pinnast. Ja põlvest allapoole ma ei näinud, see oli niimoodi nagu hägustatud, et pärast hiljem nagu pereema seletas, et see tähendab seda, et on räägitud, et nendel on nagu see põlvest alla ei tohi näha, et see on nagu püham, et seda nagu, ma ei tea, kas see nagu, kuidas ja mis, aga see oli see, mis ma sel hetkel sain vastuseks selle koha pealt. Siis tal oli niimoodi, et ta oli palveasendis, niimoodi, et käed olid siin ees rahulikult ja siis ta oli natukene diagonaalis pea all, silmad olid nagu kinni ja hästi õrn siuke naeratus oli suul ja siis tal tuli siuke püha valgus nagu siis nagu siuke nagu põhimõtteliselt nagu prosektor niimoodi nagu langes ainult tema peale. Muidu väljas oli nagu siuke nagu kott pime nagu umbes kell 3 öösel ja tähis taevas
ja siis see valgustus säras, oli ainult nagu tema peal niimoodi ja ta nagu üleni sädeles kullasäraga niimoodi, et tal oli nagu siis valge rüü oli alla niimoodi välja pikk sihuke ja siis tal nagu see kullasäraga oli kõik nagu see kehapind kaetud niimoodi, et ma ei saanud seda nagu täpselt piirjoont näha, nii nagu meie näeme üksteisel, vaid see nagu niimoodi haihtus niimoodi õhku niimoodi, et see oli nagu sihuke hästi nagu nagu nii sära oli, et ma ei saanud seda näha lihtsalt, et ta oli nagu sihuke hästi nagu nagu hästi ilus, ma ei oska seda kuidagi rohkem öelda, kui nagu põhimõtteliselt nagu säraküünal nagu, et kui sa paned säraküünla põlema, et siis see sädemed, mis lendavad, samasugune. Ja kuna ma sel hetkel natukene uskusin millegipärast inglitesse, siis see teine kord, kui ma panin silmad kinni, siis ta kasvatas oma selja taha nagu siis 2-3 korda lahtised tiivad ühesõnaga ja ma nägin seda ringutust kõik, kuidas ta nagu ringitas kõik need tiivasuled nagu välja niimoodi, et ma nägin nagu kõike seda detailselt nagu, et selles mõttes nagu see oli lihtsalt nagu sel hetkel nagu mulle kinnitus, et mitte nagu, et ta tegi nagu minu jaoks ennast nagu mingil määral nagu ingliks, on ju, et kuna ma lihtsalt uskusin inglitesse, aga samas ma nagu teadsin, et see on Jeesus, mitte nagu ingel ega keegi. Et see oli nagu sihuke väga võimas, et samamoodi, kui see tuvi tuli, siis ta tõmbas samamoodi oma need tiivad niimoodi kõik lahti, kõik sabasuled ja tiivad, et nagu täpselt samamoodi nagu tegi Jeesus ühesõnaga ja ta samamoodi kullasäras niimoodi säras kõik nagu see tuvi, et jah, need on siuksed, see on siuke nädala aja siis olukord oli see ühesõnaga, et siuke 2 päeva teema ühesõnaga, et need on nagu, et see oli kõige võimsam nagu asi, mis ma üldse olen näinud, ma arvan, oma elu jooksul. Ja see võttis jah 4 kuud veel aega, ma veel mõtlesin kõik läbi, kuni ma lõpuks jõudsin kohta, et miks ma nagu sellele nagu vastu olen. Ja siis ma jõudsin nagu tagasi minevikku selle koha pealt, et mind on nagu kasvatatud nii, et Jumalat ei ole olemas, piibel on jama ja kõik sihuke asi ja ma nagu võtsin nagu automaatselt siis omaks minu vanemate nagu õpetuse ja siis sealt saadik, kui ma selle nagu sinna nagu tagasi kerisin ja sain teada, kus see blokeering tuleb, ma nagu tühistasin selle blokeeringu ära ja ma ütlesin, et ma olen nõus võtma vastu Jumalat, sest et nagu see on minu otsus, mitte nagu vanemate otsus enam. Ja see oli see murdepunkt, kus kohas siis nagu sihuke, kui mul siis põhimõtteliselt ma nägin seda nägemust umbes, ma ei pannud seda kahjuks kirja, aga ma nägin seda umbes kuskil oktoobri alguses või lõpus kuskil või novembri alguses äkki, pakun, et pigem isegi tegelikult septembri lõpp, oktoobri algus ja siis jah, ma ütlesin siis 26 jaanuar ja kohe siis tegin ka ristimise 2. veebruar, et alates siis 2020, et põhimõtteliselt 6 aastat tagasi ma nägin Jeesust, aga mul võttis veel aega, et selle kõik läbi mõelda ja rahulikult nagu seda teekonda alustada. Kuigi ma nägin nii palju tunnustustähti ja asju, et see oli imeline nagu, aga võttis aega.